Enn Kippel, Kuldvasikas, romaan. Vaikseks oli jäänud kingsepp meister Ürila tuba. Ainult vana lopergune lauakell loksus seal tiksuda kummutiserval, kuhu ta oli asetatud kummuli, sest muidu kippus ta seisma jääma. Kärbseparved lendasid seal aga vaikselt sumisedes üsna rahulikult ringi, sest enam polnud Eltsu ehk Elisabeth Ürilat, kes aeg-ajalt käterätikuga toas ringi veheldes oleks neid uksest välja peletanud. Kuid sedagi tavatses ta teha rohkem laste pärast, sest kui neid tüütavaid putukaid hakkas juba õige palju tuppa siginema, siis tikkudes suu, silma, ninna ja kõrvaaukudesse ei lastud nad neil rahulikult magada. Ja siis oli tuba jällegi laste virinat ja nuttu täis. Nüüd aga polnud seal enam kuulda nende naeru ja vallatud kilkamist või jällegi ema vaigistavat häält. Kuid ka igapäevane vasara kopsimine soikus kingsepp meister elutoas ikka enam ja enam. Ainult hunnik liiste vedeles seal endiselt nurgas, samuti oli meistri töölaud täis naaskleid, naharibasid, pigi- ja tikutopsikuid, saapasilmu, lõngaotsi, kontsaraudu, vahatükikesi ja igasugust muud pudipadi, milleta saapa tegemine ja parandamine pole üldse võimalik. Kingsepp meister ise istub aga nüüd oma töölauakese ääres madalal järil, olles vajunud mõttesse. Täna ei näe tal olevat töötamiseks enam sugugi lusti ja pealegi on juba laupäeva õhtupoolik saabumas. Muidugi, ta peaks töötama ja koguni tänagi veel, sest kuidas sa hing muidu suudad toita oma perekonda, kui see veel pealegi ühtepuhku muudkui aina kasvab. Aga kaua sa sedaviisi üksinda siin ikka konutad, vahel nagu tahaks kuulda pisut ka inimeste häält. Tõsi, alles nüüd ta märkab, et üksi olemine polegi nõnda mõnus asi, nagu ta seda kogu aeg oli mõtelnud. Ja seni arvas ta ikka, et kui tal neid lapsi poleks, mis siis viga elada? Pole hoolt nende toitmise ja karjatamisega. Kuid nüüd viinud naise linna kliinikusse ja andnud tütred ajutiselt ämma hoole alla, hakkab ta oma üksilduses juba igavustki tundma. Nii et töögi ei taha tal enam endise hoolega edeneda. Aga noh, küllap ta ikka seda töödki murraks teha ka, kui seda ainult parajal määral oleks. Enamasti tuuakse talle siia ainult vanu saapaid parandada, kuna aga uusi püüab igaüks linnast osta, viies nõnda temagi. Sample complete. Ready to continue?